Tere sõbrad, jälle Björn siin ja räägin ühest huvitavast asjast. Ma küll liigun palju ringi seljakotiga ja harrastan just siis matkamist asukohtades, kuhu niisama autoga ei pääse ja tänu sellele, kuhu on vaja seljakotti pakkida kogu oma varustus näiteks terveks nädalaks kaasa, siis ikkagi ma olen läinud seda teed, et ostnud ühe matkatooli omale. Ja nüüd olen seda siin päris hea mitu matka katsetanud ja tahaks natuke sellest rääkida. Matkatool kui selline kindlasti ei ole esimene mõte või valik, mida hakata mõtlema, mille ostu peale hakatakse mõtlema, kui mõeldakse nüüd seljakoti matka, kus sa pead kõik eluks vajaliku mitmeks päevaks kuni nädalaks kaasa võtma. Küll aga teatud olukordades nii suvel kui talvel tasub see ennast ära. Täpsemalt siis ma tükk aega otsisin mingisugust lahendust, mis vastaks nendele nõuetele, mis ma olin ise endale esitanud. Kui ma vaatasin tavalisi matkatoole, siis tavaliselt nende kokkupakitud mõõt ning kaal olid sinna poole kilo kanti ja ülesse ning kokkupakitud mõõt oli selline, et sisuliselt sa paned ta seljakoti külje peale, siis mitte midagi rohkemat sul sinna tegelikult ei mahu. See nüüd on Robensi Geographical Stool High. Selle lühemat versiooni müüb Eestis ka Matkamaailm, aga pikemat versiooni kahjuks nende kaudu ei saanud tellida, siis ma tellisin selle otse Saksamaalt. See on nüüd kõrge versioon nende Robensi kolmjalg matkatoolist. Ta käib lahti kokku sellise lükandmehhanismiga lihtsalt ning ta kokku pakituna on siuke ümber käe ümber mahub ilusasti ära. Käe sisse mahub ilusasti ära. Ning ta kaal on 300 grammi. Ainukesed asjad, mis ma olen leidnud, mis on sellest kergemad, on toolid, mis on süsinikfiibrist kiust tehtud ning väga kallid ja spetsiaalsed lahendused. See on Robensi poolt täiesti tavaline letikaup. Ta jalad on valmistatud turralumiiniumist ning pealmine osa siis võrkriidest ja ühenduspunktid üleval ja all on siis tundub selline suhteliselt kõva komposiitplastik olevat, ilmselt fiiberlisanditega, klaaskiud lisanditega plastik. Ütlen ausalt, et siiamaani on üllatavalt hästi vastu pidanud, kuigi ta tundub väga õhuke ja kergetest materjalidest lahendus olevat. Ta hind Eestis ma ei oska selle kõrget hinda, selle kõrge tooli versiooni hinda öelda, sest Eestis seda müügil ei olnud, kuid välismaalt tuleb ta kuskil 30 euroga, isegi natukene alla tegelikult saab kätte. Miks ma valisin selle, oli see, et ta siis vastas minu kriteeriumitele, mis oli mitte rohkem kui seal circa 300 grammi, et pool kilo ma kindlasti ei olnud nõus ühe matkatooli alla panema. Ja miks ma siis üldse lõpuks otsustasin, et matkatooli võtta, on see, et talvel paratamatult õhtul läheb varem pimedaks ja ütleme, kui sa kella 6 jood kämpi, siis ennem 10 ikka magama ei lähe, siis tähendab seda, et sul on terved 4 tundi aega valmistada ette siis kämpinguplats, valmistada ette puud, teha lõkke, teha sööki, valmistada järgmiseks päevaks mingisugused asjad ette. Ehk siis sul on päris mitu tundi tegevus seal ja nii kui sa jõuad sinna lõkke äärde või söögi tegemise juurde, siis see tähendab seda, et sa pead olema kas põlveli, kas kükkis või siis istuma. Kui sul on lebomatt kaasas, võid sa seda kasutada, aga lebomatiga on jälle omad mured, et seda sa ei taha tuua lõkke äärde kohe ning lebomati peale, kui minna põlvitama näiteks, siis tavaliselt need põlvekohad ikkagi lähevad külmaks või märjaks, võib-olla sajab veel lund, vihma, lörtsi ja nii edasi, siis sa ei taha seda lebomati saada märjaks selleks, et pärast sa tahad selle peale minna magama ja nii edasi. Ja tuligi välja, et tegelikult on hunnik tegevusi, mis vajaksid just nimelt siukest asja, ehk siis väikest matkatooli. Ta kõrgus on circa 40 centimeetrit, veidike vähemist, aga see madalam tool oli peaaegu 10 centimeetrit veel madalam, et ma leidsin, et see on nüüd see kõrgus, mis nagu minimaalselt tagab mugava olemise. Ma ise olen nüüd 1,88 pikk ja
pikalt istuda, hakkab ta veidike põlvedel ikkagi tunda andma, et nad on veidike liiga pinges, aga keegi ei käsi sul istuda nii-öelda klassikaliselt, vaid sa saad jalad enda ette sirutada vahepeal ja sul on nagu alternatiivseid lahendusi, mida sa saad kasutada. Ja miks ma ütlesin, et ka suvel on sellest vahest kasu, on seesama, et ma olen hetkel rabas, kus tegelikult täiesti kuiva mätta pinda ei eksisteerigi. Et siin kõrval pool meetrit madalamal on täiesti juba vesi olemas ja kogu see pinnas on täiesti märg siin. Nii et kui ma panen põlve siia maha, siis hetkega on ta täiesti märg, on ju. Et siis ongi, kui sa tahad siin pausi teha, rahulikult süüa teha, sa soovid jalalihaseid puhata just nimelt selleks, et sa pärast saaksid edasi kõndida seljakotiga, siis sa võtadki kaasa selle 300 grammise tooli, sa paned ta kas külje peale, alla, peale, välja, ühe või kahe klambriga kinni, et on sul kohe lahti võetav, kätte võetav ja sa saadki seda kasutada täpselt niimoodi. Ja ma saan istuda klassikaliselt ehk siis nii-öelda jalad enda ees, ma saan istuda pool rätsepistmes, kus mul on veidikene rohkem jalad puhkeasendis, ma võin jalad enda ette panna, mitte miski ei takista, ma saan täielikult puhata jalalihaseid, et siin neid variante on oluliselt rohkem kui lihtsalt lebomati peal olles. Nüüd tooks natuke lähemalt näiteks ka, et otsad on siis kruvikinnitustega, õmblused on siis 3 punktist läbi lastud, siiamaani ei ole veel kuskil näha olnud, et hakkaks kuskilt murenema, siis need plokid üleval ja all on küllaltki tummisest plastikust tehtud, ühenduskohad on siis needitud keskelt ja alumised otsad siis samasugustest siis plokkidest. Ja kandepinda on üllatavalt hästi jäetud. Et käisin vaatasin paari matkatooli, millel oli selline ümmargune pöidlasuurune mummu põhimõtteliselt sinna otsa jäetud ja sellise pinnase peale ei oleks mitte midagi teha, koheselt märg. Koheselt vajuksid sisse või läbi. Samamoodi olen talvel kasutanud seda lumega ja talvel on ta edu muidugi suurem, et sa välistad ennast sellest külmast maapinnast, mis on märg, mis on külm, mis on pehme ja sa saad teha pauside ajal süüa, sa saad puhata jalga samal ajal, et talvel on ta, ma arvan, hakkab siin enamikel matkadel kaasas olema. Ainuke koht, kus ma siis kaaluks, kus ma ei võtaks teda kaasa, on siis suvel, kui ma tean, et ma lähen sellisesse piirkonda, kus tõepoolest on kuiv, liivapinnas, pehme, mis iganes, et mul ei ole selleks tõesti vajadust. Või siis, kui on väga pikk matk ja tõesti iga gramm on arvel ja iga sentimeeter või siis kuupsentimeeter on arvel seljakoti mahtu just nimelt ja sul lihtsalt ei jää lõpuks seda kohta, kuhu teda kinnitada. Et siis võib-olla ka peaks maha jääma. Aga praegu on ta peaaegu igal sellisel lühemal ja pikemal minekul kaasas olnud ja siiamaani on edukalt vastu pidanud. Et talvist on antud piiranguks 120 kilogrammi. Ma panen lingi video alla ka, kus seda saab osta. Et tal on minu arust piirang 120 kilogrammi, et minul ei ole mingit probleemi, kuna ma olen siin kergekaaluline, aga Rainil on sama tool kasutusel, kes on 90 kilogrammi laias lastus ja seal all on siiamaani ka samamoodi vastu pidanud, et eks anname teada, kui midagi annab järgi siis konstruktsioonis, aga hetkel sihuke mõttekäik, et äkki matkatool ei olegi halb asi, mida kaasa võtta ka seljakotiga matkates. Kui sa lähed autoga või siis sellisele lühemale matkale, ühepäevasele lihtsalt väljakäigule, siis absoluutselt soovitan. Usun, et on väärt asi, mida omada. Aga kuni järgmiste kordadeni. Tšau!